ja selleks inimeseks on Piret Lõhmus, kes on Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi looduskaitse bioloogia kaasprofessor ja tema räägib meile vähemärgatavast elurikkusest, teadmatusest teadlikkuse poole. Palun! Ja küsimusi ka! Aitäh teile, ma olen nii lummatud Meelise heast ettekandest, et mul on raske kohe ise ennast ümber lülitada. Ja mul on nii hea meel näha nii palju inimesi, ma ei olnud selleks valmis osalt. Ja sellepärast ma pabistan, sest mu tänane ettekanne on väga teistmoodi. Ma pole sellist ettekannet kunagi ma elus pidanud, sellist lähenemist, sest ma mõtlesin, mul on sisemiselt üks mure ja kui Meeli mulle pakkus selle võimaluse tulla esinema, siis ma kohe tundsin, et ma saan nüüd testida või proovida seda muret lahendada teie abil, sest teie olete need, kes tegelevad selle uue põlvkonna kasvatamisega, teil on otseühendus, teil on otse võimalus mõjutada. Ja minu küsimus on nüüd see, et see viis, kuidas ma olen arvanud, et võiks mõjutada, et kas see võiks töötada. Sest mina pean ka aeg-ajalt rääkima kuskil saates või intervjuus, miks see elustik või miks see samblik tähtis on. Ja ma olen aeg-ajalt nõutu, sest ma armastan neid, mida ma siin enam seletan. Olgu. Ja nüüd mul on palve teile ja ette tänulikkus, et te minuga kaasa tulete, et te nüüd unustate ära, mis siin kõik räägiti ja mõtlete ennast, kus te viimati olite, kus olid puud teie ümber, on see mets või suurem park, aga need on tõesti teie ümber, et see on ikka nagu elupaik. Ja te mõtlete ennast sinna kaasa, võite silmad kinni panna ja teie ka, kes kõik siin veebis olete, ja tuletage meelde seda hetke ja mida te märkasite. Ja võib-olla ei märkan ka midagi, ärge selle pärast muretsega, aga selline hetk, et viige ennast korraks sinna viivuks ja ärge seda päris ära unustage. Ja me jõuame sinna tagasi. Aga siis ettekande pealkiri, ma räägin vähemärgatavast elurikkusest ja minu taust on, et ma olen metsaökoloog ja bioloog, välibioloog, mis tähendab, et minu andmed, mis ma teadustöös kasutan, koguma keskkonnast väljast, ma ei tee laborikatseid ja see elupaik või keskkond on mets. Et ma tegelen siis metsaökoloogia ja metsaelustiku uurimisega ja kuidagi on kujunenud ka nii, et see on väga sageli looduskaitse bioloogilise taustaga. Ma tegelen ohustatud liikidega, kelledel ei lähe hästi ja ma uurin, miks neil ei lähe või kuidas siis toimetada nii, et neil oleks ka parem. Ja seda on siis Tartu Ülikoolis looduskaitse bioloogia töörühmas ma toimetan. Ja minu objekt on olnud samblikud esimeses kursuses peale ja juurde on tulnud teine armastus, need on siis samblad. Ja üldse mitte sellepärast, et nad eesti keeles ühtemoodi kõlavad, vaid seal on selline ökoloogiline taust. Ja räägime sellest vähemärgatavusest selles mõttes, et meil on, nagu Meelis torad tõi kohe, et meil on organismirühmad, on siis loomariik ja taimeriik ja seeneriik ja taimeriigis ja seeneriigis ei kabluta need mööda keskkonda ringi, need liigid, nad on paigal, nad ei jookse teie eest ära, nad ei karda teid või neil ei ole seda probleemi, kas nad peavad teiega harjuma, nad on seal ja kas siis nad nähtavad on või mitte nähtavad, see siis nüüd tuleb meist. Ja ma püüdsin selliselt üldse mitte pretendeerides viimastele arvudele, et me teame, palju meil liike siis erinevates organismirühmades on. Võitu, kas seda hiirt ka näete? Ainased. Ja kas see pointer? Midagi töötab. Et lihtsalt ma tahtsin näidata seda elurikkuse nagu proportsioone. Meil on soontaimi, vähemalt 1500 liiki me Eestis teame. Siis on meil seal soontaimedest eraldi on veel sammaltaimed, aga nad samuti taimeriigi osad. Siis on sellised seenerühm, kus siis on sümbiootiline kooselu, me kutsume need samblikeks, ilusad moodustavad sellised selgelt eristatavad kehad ehk tallused. Samblikuliike on meil mingi 1000 umbes, nii samblaid on umbes 600. Siis on torikseened näiteks sellised kudupuiduga seotud, aga nendega on nii, et nad on valdavalt seal puidu sees, me ei näe seda seenenistikku ja siis tuleb see viljakeha välja, sageli sügisel. Neid on mingi 200
ja siis on see tohutu tulp, mis ma kirjutasin, muud seened, need on siis need muud seened, mis on tegelikult morfoloogiliselt, anatoomiliselt määratavad, aga ma ei hakanud seda tulpa tohutuks kõrgeks ajama, et kui me võtame mulla ja sekveneerime sealt siis seenepraimeritega välja, me saame sealt tohutu elurikkuse juurde, neid liike ei kirjeldatagi ära niiviisi standardi järgi, need on siis nii-öelda sellised teistsugused taksonoomsed ühikud, et ühesõnaga see elurikkus on väga suur, mis siis seisab paigal, mis ei jookse ära ja mida me potentsiaalselt suudaksime märgata. Ja ma valisin just samplikud ka just sellepärast, et nad on selline just vähe märgatav, et see tegelikult nende väike olemus on sageli nende kasvuvormis omane aga nad võivad moodustada suurt massi. Näete, see metsaalune on ju tegelikult kõik sammalt täis, seal heledamalt laigutavamal on siis põdrasamblikud maas. Ja metsadega on seotud meil nii sammalde kui samblike hulgas palju liike, pooled nendest, mis me Eestis teame. Ja nendest omakorda näiteks samblike puhul veerand on sellised metsadega seotud elustikust, kellel tegelikult ei lähe hästi. Ma isegi lasku täpsustustesse, miks ei lähe hästi. Aga nad on seal siis olemas meie keskkonnas ja küsimus on nüüd see, et mis see siis see vähemärgatavus tähendab, et kui objektiivne või subjektiivne see on. Ja ütlen, et objektiivsed nad ongi paljud väikesed. No näiteks, ma ei tea, kui paljusid näevad, aga siin on üks vana küüni seinauksed, vanad küüniuksed, mis me päästsime ära, maja kukkus kokku selle lumega. Ja ega seal ukse peal ei paista ju midagi, lihtsalt üks puituks, kaua aega seisnud, aga nad ei ole sinna pandud niisama sinna nii-öelda kuuri alla seisma, vaid sellepärast, et seal kasvas üks samblik. Ja seda sambliku tegelikult on isegi näha, see on niisugune rohekas, hallikas ala, seal kasvab siis soomusvarjusamblik. Meie teadsime, et ta seal on ja tegelikult on ta juba ohulähedaseks hinnatud liik, sest ta loodusmaastikus ei ole tal enam elupaika, aga vanad puithooned on veel tema elupaik. Et kui te lähete näiteks oma sauna palke silmitsema, siis vaadake, nad on seal olemas tegelikult. Ja muidugi luup on alati abiks, aga kui te tõmbate niiviisi sealt selle palgi pinna pealt õrnad, siis see pruumass siin on seeneeosed. See on siis selle sambliku viljakeha, seeneeosed, need jäävad teil kõik käde külge, niiviisi mõnus pruun. Et ühesõnaga, nad on väiksed, me ei märka, aga kui me teame, ma ei tea, elupaiganõudlust ja paneme silma juurde, siis see märgatavus suureneb tegelikult. Täiesti objektiivne on ka see, et kus see sammal on ju roheline alati, et see roheline mass on seal, üks sammal puhad, mida me siin enam vaatame. Ja vähesed siis, kui nad panevad nina sinna maapinna ligi, märkavad, et oi, siin on mitu liiki tegelikult. Kas teil, ma ei tea, kas te näete ära, sealt vähemalt 2 erinevat sammalt on. Et see mass on tegelikult vilt ja sudesammal ja siis on mõned siin turbasambla tutid, ma ei julge liike ära määrata, sest selles me ei ole nii väga tugev turbasambla liikide määramises. Aga ühesõnaga, et see roheline mass, mis esmapilgul on tegelikult erinevad liigid ja sageli see samblavaip selline ongi. Et see meie suhtumist annab ka nagu muuta, et natuke ninapidi juurde minna. Ja see, mis ka vähemärgatavaks võib-olla teeb, on see, et me isegi ei tea, kus nad kõik kasvavad. Et kus siis see nüüd see 600 liiki sinna meie metsadesse nagu ära mahub või kus nad seal siis on. Et see tuleb sellest, et esiteks meie metsad, meie kliimavööndist tulenevalt on mitmekesised just selles mõttes, et meil oleme hemiboreaalne vöönd, see tähendab, et meil on nii okas kui lehtmetsi ja segametsi, et seal on nagu erinevaid kuivi ja märgi metsi ja kõik need erinevad sellised mikroklimaatilised tingimused mõjutavad juba siis samblikke, sest ma unustasin teile öelda, samblad ja samblikud on ju need organismid, kes sõltuvad, kelle niiskus, kehaniiskus ja toitained, mis nad saavad, tuleb kõik nagu väliskeskkonnas, nad ei reguleeri kuidagi juurtega seda. Et nad on, ütleme siis,
kõiguveelised organismid, nad ei saa kuidagi reguleerida seda, mis neist sisse tuleb, mis neist välja tuleb, nad on täiesti nagu keskkonnakäsnad. Et mis siis, et täiesti erinevad nagu riikidest, aga selline ökoloogia on ühine sammaldasamblikel. Ja teine asi veel, et nad on mõlemad eoseliselt levivad. Et nad on siis eostaimed, on siis samblad ja seened levivad nagu nii eostega. Et see on selline spetsiifika veel juurde. Nii, aga kus siis neid märgata, neid mikroelupaiku või neid erilisi kasvupindu, mis annaks meile ju tegelikult selle suurema tõenäosuse siis leida üles seda liigirikkust. Ja nüüd ma lihtsalt ei panegi teed, nagu tudengi ma tavaliselt panen, et annan neile ette, et nii öelge nüüd, kus te neid sambleid leiate. Aga üldiselt elusad puud, kui ma räägin siis metsa elupaigast valdavalt nüüd praegu, et juba see, kas puukoor on sile või on ta krobeline, on täiesti erinevad kooslused, eri liigid vajavad neid. Muidugi see krobeline korp tähendab ka seda, et on aega, on läinud aega, et see tekiks, on liikidel olnud aega, et sinna levida. Sileda koore liigid sageli on sellised pioneerliigid, nad peavadki ruttu tulema, neil on see ajaraam jällegi väike, kui nii puukoor on sile, siis tulevad teised tingimused, et see dünaamika on nagu pidev tegelikult looduses. Ja siis ma tahtsin veel, et ma ei tea, kui siit näeb, et siin on üks vana vahtra puu metsas, mis on kaldu. Ja see nüüd hakkab jälle pihta, et te näete, et seal on pealpool on nagu sammalt rohkem ja rohelisem, allpool on nagu samblikune, et see tuleb jälle, et peal on niiske, all on siis kuivavad tingimused, samblikud peavad jagama, seal nad konkureerivad omavahel, sammaldel on nagu eelis niiskemas, samblikul on konkurentsieelis kuivemas, et see jagab jällegi need omavahelised suhted ja selle, kus keegi kasvada saab. Selle sinise rõnga sees kasvab üks imepisikene kaitsealune samblik, rohetilksamblik. Ja kui te võite küsida, et kuda ma ta üles leidsin, see viljakeha läbimõõt on alla 0,5 millimeetri ja ma vastan, et selle peale, et seal metsas oli ainus vahtra puu, mis oli vana, selle peale, et ta oli kaldu, ma teadsin, et seal on niiskust ja siis ma läksin luubiga ligi ja plaks seal ta oligi. No muidugi see oli õnnelik juhus mul, aga eks ma oleks siis rohkem patsinud, et selline teadlik mikroelupaiga suhtes, et seal võiks ta olla ja vaadata ja sa näed, et siis see töötab küll. Siis igasugused aja jooksul, mis puudele tekivad mikroelupaigad, jalamid ja lõõnsused, oksad kuivavad või muutuvad jämedamaks või osad jäävad peenemaks, et seal kõik on nagu eri võimalused liikidel. Ja ma tahan ka tegelikult rõhutada põlenud kasvupindade olulisust. Ma tean, et põlengud on väga suur konflikt inimesele, igasugune põlenud mets võib paista väga kole ja õudne, aga kui see on olnud selline, normaalselt ju tegelikult meile põlegi metsad ju ladvatulega. Meil põleb mets, kui palumets, normaalne looduslik süsteem on, siis ta on nagu pinnase-tuli. Pinnatuli, natukene tüvejalamid ja seal on omad spetsiifilised samblikud, kes ei tahagi mujal kasvada. Ta tahabki seda sööstunud pinda ja ta ei taha seda ka kohe, alles 20 aasta pärast. Mina ei tea, miks. Seal on mingid oma nõkstal, ma ei ole seda välja selgitanud, aga ühesõnaga, et see sööstunud pind peab olema seal puistus ikkagi 20 aastatel alles, kui ta siis lõpuks tuleb ja oma elu elab. Et see põlenud substraat on oluline. Aga üldiselt elusad puud on niisugune klassika, mida tavaliselt inimene metsa elupaigas näeb, väga hea. Aga siis tulevad surnud puud. Nii seisvad, mida me siis kutsume tüügaspuudeks ka, kui lamavad, on siis juba puu pikali kukkunud. Ja siis, mis hakkab sammaldasamblikel mängima, on see, et kas selle, esiteks see, et kas ta seisab või on ta lamapuu, siis kas see puit on kõva või on ta juba pehkinud selline, eriti lamatüvedel, kui jämedad, kui peened nad on. See kõik määrab jälle erinevad liikide kooslused, sest liikidel on spetsiifilised nõudmised. Ja metsas on üks elupaik, mida võib-olla ka niisuguse kurja pilguga ehk vaadatakse, on siis maapinnal olevaid siis tuuleheite või tormiheiteid, mis siis nagu ökoloogiliselt võid jagada, et on siis juurepaljand, kus on ühtemoodi keskkonnatingimused, niisugune vertikaalne, ja siis on see nagu horisontaalne loh, kus on niiskemad näiteks, hoopis teised tingimused, hoopis teised samblad on kui muul metsaal osas. Või on siis mingi põndak, kus on siis tekivad sellised kuiva elupaigaliigid. Et võt selline mikroelupaikade rohkuse, mikrokasvupindade rohkuse, mis metsas on ja mis tekib ajaga. See kõik nõuab tegelikult aega.
Aga siin siis mõned näited sammaldest, et siin on näiteks ühed jäänud puud, ühed jäänud jalakad metsas, kus kasvab tuhmik, suur tuhmik, või siis peened oksad, kus on siin üks säbrikuliik, neid on mitu tegelikult, tahavad selliseid just niiskeid, see säbrik tahab niisket metsa, siis ta kuuse oksal rõõmuga on. Või siin on üks näide veel teadusele lõpuni kirjeldamata liigist, minu kolleeg. Siin on nagu selles mõttes huvitav protsess, et kõigepealt peab tekkima surnud puu, just männi puu sureb, siis aja jooksul asustab teda üks torikuline seeneliik ja siis selle seeneliigi viljakehadele, kuna ta on juba mõned aastad olnud, sinna tekib vedikakiht ja siis asutab selle üks varjusamblik ja isegi pea alaspidi, ühesõnaga, et see on nagu mitu matroskat üksteise sees. Et niiviisi kujuneb see elurikkus ja kõige tipuks me nüüd DNA-põhiselt selgitasime, et see ei olegi enam varjusambliku perekonnaliik, vaid siis tuleb täitsa uus perekond kirjeldada. Ja siis ma ei tea, kui palju teist näevad, siin taga all on üks suur, võimas haavalamatüvi, kus on sellised sarvekesed püsti ja kui ma teile ütlen, et see on ka samblik, ma ei tea, kas te usute mind. See on ka samblik, sest teate, mitte ainult kottseened ei moodusta sümbioosi vetikaga ja tekib samblik, vaid ka mõned kandseened. Kandseened on need, mida me tavaliselt metsa all korjame, poravikud, kukeseened ja muud. Ja võt, üks kandseene liik tahab vetikaga sümbioosis ja siis kõdupuitu ja tal tekivad sellised viljakehad ja tema on hooajaline, et sügisel tulevad need viljakehad, muidu on selline kõhuke sambliku kirmetüvel. Et ühesõnaga selline uhke elurikkus, aga nüüd see teadmatuse koht, et miks ma selle sinna pealkirja panin, sest ma tunnetan, et seda teadmatust on tegelikult päris palju meie ümber ja ma toon tõesti sellist 2 spontaanset näidet, ühe söötis mulle eile minu oma sõber ette, kui ta saatis mulle Soomaa ringi uidates pildi, et näed, et ta on seal ja näed üks lemm ja tamme pilt ka. Ilus tamm on. Kuna ma parasjagu tegin ettekannet, siis ma just vaatasin, no nii, et ma näen, et see on tüve peal ja te näete ka, uhke sügav korp on, võimas samblakate on, siin on veel surnud puidutükk, no mina tahtsin küll luupi haarata hakata otsima, et mis liigid siin on, sest see ilmselgelt see on nii vana tamm, et sinna peab olema aja jooksul jõudnud. Ja siis vaatan ma seda seal kõrval olevat infotahvli, seda asja, siin ei ole ühtegi sõna öeldud, et siin oleks samblik või sammal kasvaks sellel tüvel, nii sõnaliselt kui ka pildiliselt, te näete, ja mis on tegelikult kõige müstilisem, et sinna kujutatud väga palju selliseid olevusi, keda tõenäosus näha seal tamme juures sellel hetkel, kui külaline on, ei ole ju, et see kakk ootaks siin seal või see pesas oleksid need pojakesed või liblikas lendaks, aga samal ajal need, kes seal tõesti olemas on ja nähtavad, nendest ei ole sõnagi. Et see on nagu üks näide. Ja teine on selline ilmselgelt konfliktne osa ühiskonnas, mis tekib, kui me leiame siis, et puud surevad ja neid sureb äkki palju ja see vaatepilt on kole ja see veel kohutavam on see, või ma ei tea, kas kohutav, aga et see suisa riivab meie au, kui meie tähtsates turismiobjektide juures me oleme hoolimatud olnud ja jätame niiviisi surevad puud alles, mõtlemata sellele, et tegemist on kaitsealaga, sihtkaitsevööndiga, kus peabki looduslik protsess toimima. Et selliseid neid üsna äärmuslikke asju tuleb palju, et kuidas siis sellega nagu, selle teadmatusega seda ohjata või seda suunata, vähemalt uues põlvkonnas, mul ei ole ka arvamist, et seda praegus olevat põlvkonda, kellel on väga tugev võib-olla teistsugune haridus, on võimalik ümber kujundada. Et pangem ette ökoloogi prillid. Ja võib-olla 2 asja, mida ma tahan nagu, see ökoloog on tegelikult väga komplitseeritud ja detailne, aga 2 asja ma tooksin välja, mis võib-olla aitaksid meid, on see, et kui me teame, et selles metsas on need mikroelupaigad, siis ka juurde panna teadmine, et see võtab aega, et see tekiks. Ja esiteks, kui ma ütlen, et on samblikud, kes tulevad kuusele elama alles siis, kui kuusk on 80 aastat vana. Seda me kujutame ette, olgu 80 aastat, siis ta saab asustab, on. Aga siis ühel hetkel see kuusk sureb loomulikult või siis mingi muu häiringu tõttu ja hakkavad tekkima uued mikroelupaigad. Ja te näete, kui alguses see käib kiiresti, siis siiski võtab ikka 10-20 aastat, kui tekivad lõpuks need hästi kõdunenud kasvupinnakohad, kui on juba tüvel juba erinevad, tugevamad ja vähem kõdunenud, kui ta on rohkem maapinna ligi, see on hoopis teine mikrokliima kui see, mis on seal üleval.
et see kõik on, ja kõik need, kui ma nüüd sammaldest samblikest räägin, ütleme siit punktist 4 hakkab pihta siis see elu, kus tekivad need spetsiifilised mikroelupaigad, spetsiifilised liigid, kes mujal olla ei saa, aga vot selles kasvupinnas saavad. Või siis näiteks, kui siis tüvi kukub kohe pramps pikali, tormiga enamasti, et kuidas ta alguses on siis maapinnal kõrgem, seal on veel koor peal, aja jooksul koor läheb maha, maapinnale lähemale, niiskus suureneb puidus, tekib juba 3. kõduaste, seal tulevad täiesti omad kooslused, 4. kõduaste on juba selline, et te saate juba näpuga surkida, uued liigid tulevad, et see dünaamika on pidev, aga kurvastav või on see, et ta tahabki just seda 3. kõduastet, ta ei taha sinna 5. minna, seal on teised konkurentsitingimused, et seal on kuidagi ka hästi ära jaotatud, kes, mis, kus on. Aga see ongi see, mis meie liigirikkust loob siis sellises looduslähedases metsas. Et see on nagu siis üks paik, et see aeg, et tekiks see elupaik, et kui sa näete ühte kõdunud puud maas või tüügast, et võib-olla mõelda ka sellele respektiga, et see on tegelikult aeg, mida me näeme, mis on kulunud, ta on lõpuks jõudnud sellesse faasi, kus ta saaks siis olla elupaik, et hoidkem siis seda, ärme katkesta seda ära. Ja nagu ma rääkisin, et samblikud levivad eostega, palju liike, seal on ka teisi variante, aga ühesõnaga eoseline levik, need on siis imepisikesed asjad ja nad lähevad ju passiivselt õhku. Nad ei saa kuidagi suunata, et kukkunud siia või sinna, see läheb õhku ja seda peab piisavalt palju olema, et ta siis jõuaks sellele õigele kasvupinnale siis selle õhuvooludega või seal lähedal. Et selles mõttes on selle Satika kuulutus väga õige siin, et 60 miljonit eost tuleb nüüd ühest kuprast ja on tore, kui oleks rohkem kuprat, siis see eoste vihm on nagu suur. Ja siin ma teingi teile näiteks rohelise hiidkupra, kes muideks on tänavuse aasta sammal, Eesti looduses oli temast niisugune jutt, see on väga eriline sammal selles mõttes, et tal sellist nagu samblamassi ei ole, et tema põhiolemuse moodustabki see suur kupar, suur selles suhtelises mõistes, et ta tõesti nagu samblamaailmas on suur kupar ja siis ta küpseb ja siis siin ma tegin prepareerimise, tegelikult see on esimese kaitsekategooria liik, ma tõesti ainult selleks üheks, Eestis ei olnud kunagi mõõdetud tema eoste suurust, et te näete, et see ei ole mitte see Jaapani tee roheline pulber siin, vaid need on siis samblaeosed ja kui ma panen valgusmikroskoobi all, siis ma näen, et need on tõesti väiksed, 14-15 mikromeetrit. Ja vot see sama väike asi siis õhus läheb lendu, see eos, ta peab jõudma substraadile, aga kiiresti idanema, sest ta kuivab muidu ära. Ja kui see on ikkagi õnneks läinud, ta tahab väga kõdunud puitu, tema tahab tõesti 4. 5. kõduastet ja siis tekivad sügisel uued väikesed kuprad ja siis kui läheb talvel õnneks, et hiired ja keegi teda ära ei söö, siis kevadel ta suudab jälle eosed lasta ringi. Et üsna palju on sellist teadmatust siin selles keskkonnas, millega siis näiteks kõdupuiduliigid peavad hakkama saama, see peab olema õige substraat, see peab olema piisavalt palju eoseid ja see peab olema ka head tingimused, et siis see kõik realiseeruks. Aga ei pruugi kõik realiseerida, ma lihtsalt toon näiteks, meil on just selline uuring, kus meil on puistu tasemel, on 2-hektarile metsaala, kus ma teen inventuuri ja panen kirja kõik samblikud, mis ma seal leian. Ja samal ajal olid seal aladel üleval ka eospüünised, tänapäeva meetodid võimaldavad seda, et me püüame siis õhust langevat seda kõik, mis seal õhus on, see langeb sinna lehtri peale filterpaberiga ja siis me sekveneerime siis CT-primerite abil välja, et millised seeneliigid on ja paljude puhul me teame, et nad on samblikke moodustavad seeneliigid. Me saame sellise teadmise, et võt sellelt alalt on, ütleme, 200 siis eospüünistega siis püütud seene eost, kes samblikke moodustavad. Aga samal ajal see oranž ring näitab, et aga kui mina seal metsas käin ringi 4 tundi ja otsin selle 2 hektarile, siis mina leian tegelikult rohkem liike üles. See tähendab, et kõik see, mis seal eostena õhus ringi käib, ei realiseeru veel samblikena seal puude, tüvedel ja okstel. Et see on üks suur selline juhuste mäng ka, et see elurikkus realiseeruks. Ja mitte kõik liigid ei levi ka eostega, ökoloogiliselt on osadel ka siis vegetatiivne levimine peamine viis, millel on sambliku puhul suur pluss, sest seal on mõlemad sümbiondid koos, et nii samblik kui vetikas
ei pea muretsema selle pärast, et sul pole partnerit ja kui on aega, vaikselt need levised ei kuku väga kaugele, ei lenda kaugele õhku, kui on aega, siis võivad kasvada väga suured uhked populatsioonid, siin on näitena 2 kaitsealusliiki, sulgesõhik ja harilik kopsusamblik ja vaadake see puru tal siin hõlmade peal ongi siis selle vegetatiivse levise puru, mis siis seal lähiümbrusesse läheb. Ja kui on aega piisavalt ja neid rahulikult keegi neid ei sega ja seal keskkonnas on piisavalt sobivalt kasvupindu, siis siin on näiteks üks endine puisniit, mis praegu niisuguse kinni kasvanud Lääne-Virumaal Suurekivi kaitsealal ja siin on siis minu trajektoor, ma otsisin ühte kaitselust liiki, aga ma nagu registreerisin kõik kopsusambliku leiupuud. Ja ma sain sellise hinnangu, et 5 hektaril, see on siis see ala, kus ma siis ringi käisin, 127 puul oli see kaitsealune samblik ja kui ma ekstrapoleerin üles kogu selle kaitseala pinna peale, mis tegelikult oli kvaliteedilt samasugune, ma sain, et see kopsusamblik võiks olla 3000 puul, see oli võimas. Aga see näitab, et seal on olnud aega tiksuda ja minu arvates võiks olla see rahvus roheturismi objekt, tuua välismaalt, kopsusamblik on nii tuntud liik, kõik on hästi õnnelikud, kui nad saaksid käia ringi näha kopsusambliku. Aga kõigil ei lähe millegipärast ikkagi hästi, siin on võrdluseks 2 liiki, harilik hallsamblik, kes on tõesti harilik, me ei ole siin Kesk-Eestist registreerinud, sest me lihtsalt ei ole vist viitsin seda teha sisuliselt igal pool, see harilik hallsamblik, ja ma usun, et see on liik, mille alati võib kalastajale ära õpetada. Ja siis on üks teine sama perekonna liik, jahuhallsamblik ja erinevus on neil vahel selles, et harilikul hallsamblikul on hõlmatippudes need vegetatiivsed levised, aga jahuhallsamblikul on nagu jahupuru tema pinna peal. Aga ometi tema leviku pilt on midagi muud, siit ei näe, aga teda on siis sellistes vähemates kohtades ja tegelikult neid kohti on veel vähemaks jäänud ja ta tahab vanades metsades olla. Vanad männikud, vanemad kased, aga igal juhul ei leia te teda linnast, ei leia te teda pargist, te leiate teda ikkagi vanast metsast, majandusmetsas ei ole teda. Ja mis siis nüüd on? Et kuidas siis nüüd, neil on ju ühtemoodi võimalused, et me peame arvestama, et ühel on üks seeneliik, teisel on teine seeneliik ja ju see teine seeneliik on tundlikum. Aga kui me paneme nüüd selle maastiku konteksti, kus siis meie liigid, kõik need 600 metsadega seotud sambliku liiki üle Eesti peaksid hakkama saama, siis nad on hakkama saanud läbi aja, jõudnud siia välja ja nüüd on neil siis see olukord, kus see maastik muutub väga kiiresti ja väga drastilises ulatuses. Just nimelt, et see meie viis, kuidas me tarbime keskkonda ja puitu, toodame, tekitab sellised mõnusaid tühimikke, et siin metsapuul olev samblik võib-olla jäi sinna säilikpuul, aga võib-olla ei jäänud ja mõni kuivab ära, mõni ei suuda levida. Et siin just eelmises ettekandes ka, et väga oluline, et meil oleks kaitsealasid ka. Et ma nagu kuulen ka seda, et siunatakse, et meil on liiga palju kaitsealasid ja üldse midagi teha ei tohi, aga kus siis veel saab olla see looduslähedane elustik, kui see maastikul tal ei ole enam võimalik hakkama saada, et selline ikkagi ühtlane roheline ala, kus looduslikud protsessid toimivad, kus liikidel on võimalik levida, see on hädatarvilik. Ma ei tea, kas ma nüüd ajast ka üle lähen, aga võtan nüüd kokku selle, et ma isegi ei eeldagi, et me peame kõiki neid liike märkama alati ja ära tundma, mis on muidugi tore, kui sa tunned ära, sul on seos, sa otsid paremini. Aga ma rõhutaksin, et just nimelt selle elustiku iseväärtust, et sa tead, kui kaua see ajas on võtnud, et see kõik süsteem toimiks, kui kaua aega võtab tema elupaikade olemine ja tal on jõudnud ajas siia, et sellel on väärtus ja ma ei pane sinna hinnasilti juurde, ma ei hakka seda ratsionaliseerima, mis kasu ma sellest saan, kui see jalaka kaussamblik on nüüd Abruka saare peal olemas, ta on seal väheseid kohti, kus on ta tõeliselt uhke juba teada viimased 200 aastat ja ma arvan kauemgi veel. Et hinnake me, võib-olla see on asi, mida ka uuele generatsioonile ka, et looduses on iseväärtus erinevatel liikidel, meil endil, aga ka teistel organismidel. Ja siis jõuame selle väärtustamise juurde, et mikroelupaikude rikkus, et see ühtlaseks tegemine, et kõik on ühtesugune
võib-olla ka vaadates turvaline, aga siiski erinevad mikroelupaigad on need, mis tagavad rikkuse, isegi kui me ise ei märka ega tea neid, aga muidugi, kui te lähete Soometsa, Seenele või Jõhvikale, te leiate sellise männitüüka, peatugegi seal juures, vaadake külje pealt, te näete neid jalakesi, võite jälle tõmmata käega üle ja osta massad teile, saate lapsega vaadata, kuidas siis tundub. Kellel on veel teravam silm, märkab, et tal on siin kollane kirme, kõigil liikidel ei ole. Et see on nagu siis nagu pisidetailidesse minek, aga mis üldiselt pakub ka nagu rõõmu. Ja siis see, et see meie ümbruskond, kui me neid aspekte väärtustame, siis tegelikult me aitame kaasa sellele, et oleks meie keskkond nagu ökoloogiliselt sidus ja ka järjepidevus, et kui me katkestame kogu aeg selle ära, et me raiume need metsad kõik 70-aastaselt maha, siis ei saagi tekkida ühtegi lama tüve meie maastikku, tüükaid ei tule, tuleheiteid ei tule, et meil lähebki üks homogeenne ainult teatud osa elustikust, siis, mis järgmisse metsapõlvkonda võib-olla edasi kandub. Aitäh, te minuga nii kaugele kaasa tulite ja nüüd just mõeldes sellele, mis te minult kuulsite, ja sellele, millele te ise korraks tagasi mõtlesite, et ma nüüd palun, et te panete nüüd ökoloogi prillid ette ja vaatate seda, või lähete sinna viivu tagasi ja mõtlete, et mida ma nüüd võib-olla rohkem märkan seal kohas või kuidas ma tunnen, kas ma tunnen ennast paremini seal või. Ja kes tahab, või mulle hiljem seda jagada, aga kokkuvõttes ma olen väga tänulik teile, aitäh! Suur aitäh, Piret, ja väga palju küsimusi on tulnud sulle, mis on väga hea. Et läheme kohe nendega edasi ja kes veel tahab küsida, siis workshop.com ja RK 2023 sinna, pange siis sinna ettekande alla need küsimused. Nii, küsimusi, kas mingit liiki samblaid või samblikke on võimalik ka kasvatada kunstlikult kastis, näiteks lasteaia hoovis, nende tavapärasest elukeskkonnast eemal? Siin oli veel, kas samblaid ja samblikke on võimalik ka ise kasvama panna? Vot, ma esimese küsimuse, kui tavapärasest keskkonnast eemal, siis ma kindlasti soovita põlismetsaliike tuua lasteaeda. Aga ma soovitan lastele tuua selliseid samblaid, samblikke, kes kasvavadki sellisel, ütleme siis, efemeersel, see on siis nagu sellises elupaigas, kus nad tulevadki kiiresti. Näiteks on meil lõkkeplatsidele tulevad, kui te vaatate metsas, on lõkkeplatsid, siis pärast on kõik oranžid seal on omad liigid, ja nad hea meelega tulevad teiega sinna lasteaeda kaasa. Aga näiteks põdrasamblik, kui te nii kiiresti endale kasvama ei saa, kes üldiselt meile meeldib jõuluvanikutes, ja nemad vajavad ikkagi sellist pikemat aega kasvamiseks, aga põhimõtteliselt on see võimalik. Aga arvestage sellega, et kui kuivad või niisked teie tingimused on, et kindlasti ei kasva nad vees üleni ja et seda looduslikku, kus te toote selle, siis te nagu jälgite seda kasvupinna ja keskkonnatingimusi seal. On küll võimalik, jah? Mitu surnud puud võiks linna haljasalal 1 hektari kohta olla, nii saaks oma õppeasutuse õueala jaoks lamapuidu ühikud välja arvutada? Võimalikult palju ja no mina arvan, et kõige parem on teha ikkagi niiviisi, et see, mis kukub, lasta tal siis olla. No sa muidugi võtad kõnnitee pealt osa ära, aga selle muu lased olla, sest ega need nüüd tohutult palju ka ei teki looduses nüüd igale poole hunnikus kokku, see on ikka ekstreemne häiringu olukord. Et ma arvan, et 1 hektari peale võiks olla vähemalt 5 sellist korralikku jämedat või nagu sealt või sellest pargist või kohast tuleb. Aga vähemalt mitte nagu kiirustada selle äraviimise ja tükkideks tegemise. Ja mina oma maja taga metsas, meil on nagu parkmets ja ma hoidsin 2 männitüve, ma seisin, ma ei lasknud kellelgi neid ära viia. Need jäid sinna, nüüd 10 aastat hiljem kasvab seal vääriselupaiga indikaatorliik ja ta on juba 4. kõduastme peal, et tegelikult piisab isegi 2 alguses, et Millist samblikku ja sammalt võib siin Mustamäel majade vahelt koos lastega otsides leida? Jaa, mul oli väga põnev eile, ma esimest korda sattusin Tallinnasse niiviisi jalutama, Mustamäe juures on see Parditiigi park, eks ju. Ma olen rabatud, see on sanglepik, uhked sanglepad ja mul ei olnud küll luupi kaasa, ma tundsin ennast nagu pime kana ja ma hakkasin ikkagi nagu vaatama, kus ma neid samblikke näen.
ja teate, ma sain aru, et väga ei ole nähagi. Löövesamblikku on, see on selline mõnus puru, hele hallikas, sest seal on väga tugev õhusaaste mõju. Et te näete tüvetutikut ja löövesamblikku seal, aga tegelikult teisi liike väga mitte. Et selles mõttes ma ikkagi, võib-olla lastele tulebki seletada nii, et äkki see aeg, kui õhusaaste läheb koormus veel vähemaks, et võib-olla jätke meelde, praegu pole, võib-olla te tulete 20 aastat hiljem ja juba on harilik hallsamblik ka, see kõige tavalisem liik, ma tegelikult ei leidnud seda seal pargist väga. Et jah, linnaga peab arvestama seda samalde samblike indikaatorväärtust. Kuidas seletada lasteaiaealisele lapsele, mis vahe on samblal ja samblikul? Kuidas ma seda tegingi? No ma arvan, et seal ikkagi peab võtma selle taime ja seeneriigi seletuse ikkagi appi kõigepealt, et meil on ikkagi nagu 3 suurt riiki, organisme ja siis need on 2 erinevat, et üks on taim, kellel on need fotosünteesi rakud ilusti seal lehtedes ja ma seda vist ei saa öelda, ühesõnaga tema saab otse päikeselt selle sammal, aga samblikus on nagu kodu, kus on ema, isa või et üks toimetab selle eest, et oleks kus mõnus olla ja teine toimetab selle eest, et kõht oleks täis. Et see on selline kooseluline, et võib-olla selle kaudu seletada, et kui üks saab otse päikeselt oma toidu niiviisi lihtsasti ja kasvatada, siis teine peab nagu abi võtma või nad peavad koos toimetama. Aga võib-olla teil on paremad ideed, mul ei ole nagu igapäevaselt vaja olnud. Nii, ja küsimus, kui teile tundub, et praegustel otsustajate puhul ei olegi võimalik neid veenda või teisiti mõtlema panna, siis mida üldse peale kasvav põlvkond teha saab tulevikus? No vaadata teise pilguga. Ma arvan, et ma ei heida hukka, aga ma arvan, et see vaade, et sa võid looduses mööbeldada teha mida tahes. Et võib-olla see respekt, et kui sa teed otsuseid, keskkonna puudutavad, sul on omad kasud mängus, et siis sa korraks paned need ökoloogiprillid ette ja mõtled, et aga mis on nüüd see, mis ma saan selle konna jaoks või selle sambliku jaoks või selle jaoks ka teha, sest ma tean, et ma mõjutan teda. Et see on see, mida ma praegu oma töös, kui me kohtume just nende ratsionaalsete majanduslikult mõtlevate inimestega, ma näen, et tal ei tule pähegi, et ta võiks korraks mõelda ka teisiti. Et sellist lugupidamist võib-olla hoolimist, et see on rohkem, et meil ei ole õigus kõike teha ja korraldada tegelikult. Ja see tuleb meile halvasti tagasi ka ju. Et need ökoloogiprillid võiksid olla kõigil taskus? Jaa, sest tänapäeval mina saan aru, et noored kannavad prille niisama ilma, et neil üldse nagu, mitte nii nagu minul vaja on, et ma näeksin, et nad kannavad lihtsalt, et oleks cool, aga tegelikult võiks seda nagu kujundina meeles pidada, sest see ei ole midagi, mis peab sul kogu aeg olema, aga ta võiks aeg-ajalt aidata sul mingit teist vaadet. Nii, oleme ringi täis saanud. Suur aitäh, Piret Lõhmus, aitäh!